Anneli Dirhami kalakohviku puhul ikka räägitakse täpselt seda, et see on selline eriline paik ja nii nagu ma olen kuulnud, siis kui turistid siia tulevad, ütlevad ka, et suurepärane koht, nad midagi sellist ei koge. No mis on see salapära, mis neid siin Dirhamis siis ootab? Tead, kui täitsa aus olla, ega ma ise ka ei ole sellest päris aru saanud. Ma teen lihtsalt seda, mis mulle meeldib, ma teen seda, mis ma armastan ja tundub, et see kandub edasi. Sa oled olnud siin ju pikka aega, 10 aastat ja sa oled öelnud ka, et alati ei ole just kõige lihtsam, aga ometi see kirg ja see tahe siin midagi ära teha, see ju püsib. Absoluutselt. See oli alguses nagu väljakutse, aga nüüd ma juba naudin seda täiega, pigem on sellest tekkinud hasart. Siin Dirhamis kohtuvadki meri, erilised maitsed, ka täna pakute te meile väga häid suitsukalasid. Kas kala ongi siis see oluline märksõna, mis selle kalakohvikuga kaasas käib? No ikka, kuna me siin mere ääres oleme, siis see kalakohvik sobib siia nagu öeldakse, rasikas silmaauku. Et kui see kalakohvik oleks kuskil kesklinnas parkimisplatsi kõrval, ma arvan, et see ei töötaks nii hästi ja kuna ta on just siin mere ääres ja me saame tõesti siit kohalikelt kaluritelt head kala, värsket kala, siis see on ainuõige otsus minu meelest. Ja ma pakukski siis teile ahvenat ja tuulehaugi, mis on siis meie kalatööstuses suitsutatud ja sinna kõrvale kodukalja. Aga Dirhami kalakohviku terviseks. Aitäh, suve seiklused tulite meile külla. See on nii tore. Urmas, siin samas Dirhami kalakohviku kõrval on väga ilus jahisadam. Millist elu see jahisadam suvisel ajal elab? No, kui ühe sõnaga öelda, siis kindlasti mõnusad kirjut elu. Sellepärast, et see seltskond, keda siin sadamas näha võib, on väga erinevast rahvusest, erinevast vanusest, aga kõiki kokku köidab meri. Ja need inimesed, kes merelt tulevad, need on alati erilised inimesed. Üks ilus lühike näide. Olen õhtul näinud siin rannas, juures on 2 tooli läheduses. Istuvad 2 väärikas eas inimest. 1,5 meetrit vahet. Ma olen palunud meesterahval püsti tõusta ja tõstnud selle tooli naisele lähemale. Ja pärast need 2 väärikat nunnut inimest istuvad käsi teineteses üles ja naudivad seda päikeseroojakut, sest Dirhami toob esile inimestes romantika ja see on fantastiline. Ole nüüd natuke aega rohkem siin ja see töötab. Aga kui nüüd suvi saab läbi, on sügis ja talv, siis Dirhami sadam ju kinni ei lähe, siis juba algab uus elu. Meil käivad sees siin kalalaevad, traallaevad ja voorivad autod, 100 tonnide viisi, veetakse merelt kala siia, räime, kilu ja see on ju hästi kuum müügiartikkel. Ja muidugi on see, et ega kohviku külalised, kui need laevad sisse tulevad, et nad ei ole näinud ju, milline on suur laev, mismoodi see vastuvõtt käib, mismoodi transport käib, nad tulevad lihtsalt uudistama. Teinekord on küll ütelda, et olge head inimesed, hoidke natuke palun kaugemale, ikkagi laadimistööd ja need on, aga neil on uudisimu ja see on nende jaoks niisugune maailm, mida nad avastavad ja mida mujal ei näe. Mitte kuskil ei lasta niimoodi ligi kui Dirhamis. No võtta ei oska nüüd öelda, kas tõesti siis on see Dirhami romantika või hoopistükis ülimalt maitsev kohalike kalurite kala, aga ka mina olen toonud oma tooli tüdrukutele lähemale ja naudin.